Prantsusmaa president François Hollande kohtus Süüria suurima opositsioonirühmituse juhi Ahmad al-Jarbaga. Kuidas teil esimene kontakt kurtide töötajatega sai alguse? Kas nemad leidsid teid või teie nemad? Meie puhul võib-olla on üsna ebatavalise projektiga tegu, sest meie just nimelt kurte otsisime. Me tahtsime teha uudised päris viipekeelseteks, varem olid meil tõlgid, kes neid vahendasid, aga siis tahtsime ka viipekeelset aktuaalset kaamerat teha ja siis me leidsime, et igati normaalne ja loomulik on, kui seda teevad siis kurdid ise, mitte enam tõlgid. Ja otsisime just kurte konkursiga, reklaamisime ja eelkõige ma arvan, tänu Kurtide Liidule me leidsime need inimesed, sellepärast et Kurtide Liit tunneb ju kõiki peaaegu, kes on kuulmispuudega ja kes on sellised aktiivsemad, kes võiksid ajakirjandusega tegeleda ja Kurtide Liit oli väga aktiivne neid inimesi otsima. Aga mis emotsioone see tekitas nii teis kui teie kollektiivis, et nüüd tuleb teie hulka või mõni kuulmispuudega inimene? Minus tekitas selliseid häid emotsioone või entusiastlikke emotsioone, sest mina tahtsin neid viipekeelseid uudiseid teha ja ma olin orienteeritud sellele, et leida need kurdid inimesed ja nendega edasi liikuda ja mul ei olnud alguses erilisi mingeid hirme ega mõtteid ausalt öeldes, sest ma tahtsin lihtsalt midagi teha, midagi lahedat teha ja ma ei mõelnud, et kuidas see töö hakkab välja nägema. Võib-olla teistel või kollektiivis siin oli tunda kõhklusi ja oli tunda sellist kerget niisugust ärevust, ma ütleks, mitte midagi enamat, et nagu ikka on inimesel millegi uuega, mingi uue olukorraga kokku puutudes, et ei ole igal inimesel kurte tuttavaid või sugulasi või kui ei ole üldse olnud mingit kokkupuudet, siis ikkagi tekib küsimusi ja mõtteid, et kuidas see kõik toimima hakkab ja miks seda vaja on. Millised ettevalmistused te pidite tegema enne, kui te hakkasid kurt asus teie juurde tööle? Ja, aga ma selle eelmise küsimuse lõpetuseks veel ütleks tegelikult seda, et kui alguses olid niisugused kõhklused või aga need ei olnud ka väga suured, sest ma arvan, et ajakirjanikud ja ajakirjanduses töötavad inimesed on lihtsalt üsna avatud ja sõbralikud, et siis hiljem, kui see asi nagu toimima on hakanud, siis tegelikult neid probleeme pole väga olnud, et see on nagu et see kõhedus ei lõppenud millegi niisuguse halva realiseerumisega. Aga see küsimus oli nüüd, et milliseid ettevalmistusi, et me tegime need kurdid, meie projekt oli selline, et alguses oli koolitus, mis oli päris pikk, see oli mitu kuud. Ja siis pärast koolitusel oli 6 inimest, me valisime välja 2, kes hakkavad igapäevaselt eetris käima. Ja siis selle aja alguses, ütleme koolituse ajal, nad olid juba siin toimetuses käinud, teised inimesed olid neid näinud, nemad olid näinud toimetuse liikmeid. Aga siis, kui oli nüüd konkreetselt see periood algas, kui nad tööle pidid hakkama, siis oli neil alguses tõlk siin, et nad ise tunneks ennast mugavalt ja et ei oleks kolleegidel ehmatustega probleeme, kuidas nendega suhelda. Ja teine asi, mida me tegime, oli väike selline seminar meie töötajatele, et mida tähendab kurt inimene, kuidas ta asjadest võib aru saada, kuidas temaga suhelda. Kui toimusid koolitused kollektiivile, kes siis selle rahastas, selle koolituse ja siis ka tõlketeenuse, mis siin see oli Euroopa Liidu Sotsiaalfond, et see oli selle projekti raames. Ja. Kuidas te planeerisite oma kurtide töökaaslastega suhtlemise? Kirja teel, kuidas te arvasite, et see hakkab toimuma? Väga palju siin töös on rutiinset tegelikult, et kui kõik teavad enam-vähem, mida tegema peab, siis väga palju suhelda ei ole vaja. Et iga päev toimub suhteliselt sama asi, meil on teatud arvutiprogrammid, milles me töötame, inimesed teavad, kuidas sinna midagi peab vormistama, kuidas see töö käib, et sellist iga päev tohutut arvutamist ei ole, eks. Et vahel loomulikult on küsimusi ja selliseid teemasid. Me mõtlesime nii alguses, ma arvan, mõtlesime nii, et kui on ette näha, et sellised nagu olukorrad võivad tekkida, et siis tellime tõlgi, eks ju.
aga noh, tegelikult need olukorrad tekivad ikkagi ootamatult ja kiiresti, et siis ei ole võimalik seda tõlki tellida niimoodi ja siis see reeglina käib ikkagi kätega ja mingil moel ja kirjalikult siis. Et noh, tegelikult on, meil töötavad siis Aivo Erm ja Kristel Laansa ja nemad on suhteliselt osavad huultelt aru saama, mida neist tahetakse. Ja kui tõesti me jääme hätta, siis kirjutame. Kas te olete teadlik ka sellest, et millised on ettevõtetele määratud soodustused, kui nendes töötavad puuetega inimesed? Ma tean, et on olemas mingid, aga me ei ole nende vastu huvi tundnud, sellepärast et me alguses saime päris suure toetuse sellele projektile Euroopa Liidu abiga. Ja siis me saime kõik oma vajalikud kulud kaetud, koolituskulud, tõlgikulud, kõik sellised asjad. Ja esialgu ka esimesed kuud oli ka mingi osaline palgahüvitis ja kõik niisugused asjad, et see on kindlasti väga, väga kasulik ja abiks, aga et noh, et me siis nagu täiendavalt enam midagi pole küsinud ega palunud. Kas teil on olnud mingisugused suuremad probleemid või takistused just sellepärast, et teil on kurdid töökaaslased? Ei ole. Ja noh, selle suhtlemise juures, muidugi meie juures on siin üks koht on, mis on niisugune eriti kriitiline, on otse-eeter, et kurt inimene on otse-eetris ju. Ja siis tegelikult on nii, et noh, sellel hetkel ei ole võimalik kirjutada, kui midagi juhtub ebatavalist, siis tuleb otsused langetada sekunditega, inimesed peavad teineteisest sekunditega aru saama. Ja see on vahel on olnud selline kõhe moment, et mis nüüd saab. Et noh, midagi on läinud katki, midagi on läinud ebakorrapäraselt ja siis põhimõtteliselt kogu ülejäänud seltskond ootab siis selle kurdi otsust, et mida ta teeb, sellepärast et noh, meie saame siis tema järgi kõik ennast reguleerida, aga et sellel hetkel vaat sellist momentaanset nagu võimalust öelda, et tee nüüd seda, ei ole. Et noh, et see on niisugune eriline hetk siin töös, jah. Et meeskond sõltub siis kurdist? Jah, sest tema siis võtab otsuse vastu, noh, kuna tema on ka eetris, et tema on näha, et kuidas ta nagu saatega edasi läheb, kui mingi jama on juhtunud. Ja siis ülejäänud püüavad sammu pidada. Ja on alati saanud lahendada neid on rea peale jõutud, jah. Aga see eeldab, et see kurt inimene on ikkagi sellise hea närvikava ja otsustusvõime ja niisuguse noh, positiivse ellusuhtamisega, et ta julgeb võtta need otsused vastu ja edasi minna. Kas te olete kuidagi pidanud oma kurdi inimese töökohta kohandama sellepärast, et ta ei kuule? Kas mingid vilkuvaid signaale või mingid vibreerivaid signaale olete pidanud kasutama? Eriti mitte. Ainukene asi, mille me neile korraldasime, oli Skype'i videokõnede võimaluse. Videokaamera panime, sest nad tahtsid, juba tööalaselt oli neil vaja, et näiteks täpsustada mõnda viibet, et kellelegi näidata, et kas sinu meelest on nii või naa, eks. Ja noh, see nende jaoks lihtsalt on ka üks väheseid suhtlusmeetodeid ju videokõne, et noh, et selle tegime, jah. Ja mis rahastuses siis asutuseelarvest? Jah, see ei ole ka nii suur väljaminek nüüd. Aga oskate midagi julgustavat öelda teistele tööandjatele, et nad võiksid veel kurte tööle võtta endale? No, siin Rahvusringhäälingus on veel tööl näiteks teises osakonnas kui üks kurt inimene vähemalt on tööl. Et ma arvan, et see sõltub tööst. Et noh, meil konkreetselt ongi vaja inimest, kes ise oleks kurt, kes oleks selle kurdi viipekeele ja kultuuri kandja. Aga kui nüüd ei ole sellist otsest vajadust, siis ikkagi peaks vaatama seda, et noh, mida see nagu töö eeldab, et kas see eeldab sellist pidevat suhtlemist või see eeldab mingit rahulikku tööd omaette ja aeg-ajalt suhtlemist. Ja see tähendab, et siis sellest sõltuvalt tuleb otsus teha, aga kui ikkagi on selline kurt inimene, kes saaks tööd teha suhteliselt autonoomselt, piisavalt sellise ja see suhtlemine ei ole nii tihe, siis tegelikult sellega ei kaasne mingeid probleeme, et need väiksed momendid, mis vahel vajavad selgitamist ja asjaajamist, saab tellida tõlgi, saab kirjutada ja tegelikult põhiline, mida ma olen tähele pannud siin ka meie enda toimetuses, et põhiline on nagu julge pealehakkamine ja tahe, sest et kui kaks inimest tahavad teineteisest aru saada, siis nad reeglina saavad ja see juhtub kiiresti ja kergesti. Aga kui on hirmud, kui on selline tunne, et ma ei saa
noh, siis ei saagi. Prantsusmaa president François Hollande kohtus Süüria suurima opositsioonirühmaduse juhi Ahmad al-Jarbaga ning kutsus seejärel maailma üles Süürias vägivalda peatama. Hollande lubas Süüria opositsioonile poliitilist